Täna on 9. oktoober 2018 ja sõidame sellistesse randadesse nagu Aossane 1 ja Aossane 2. Et need on Puhketi ühed parimad snorgeldusrannad. Ja alustame teekonda Naiharni ranna paremalt poolt. Ja siia samasse vasakule poole jääb siis Naiharni rand, aga meie lähme siit parema külje pealt, läheb selline väike tee. Ja sõidame läbi siis Naiharni hotelli eest, läheb tee omakorda. Siin on sellised turvajad, et aeg-ajalt tulevad suured autod siit nurga tagant välja, siis nad jälgivad, vaatavad, et ohut oleks. Nii, ja siit on hea vaade siis Naiharnine. Pööran kaamera siia poole ka. Naiharni ranna video on ka meil olemas, et kes veel ei tea, et siis otsige üles meie channelist. Siin tasub sõita hästi rahulikult ja hästi tähelepanelikult, et siit ülevalt võib auto alati vastu tulla, nii et enne kurvi võib isegi signaali lasta igaks juhuks. Ja ehitatakse paremale poole villasid. Praegu on kõva mõõn küll käimas, aga ettekujutuse nendest randadest saate ikka. Nii, ja parkida saab siin Aossane ranna esimeses parklas. Nii, ja teeme ühe tiiru nüüd siin Aossane rannas. Siit rolleri parklast läheb kohe läheb tee alla siit. Siia vasakule saab ka rolleri jätta. Ja siin paremat kätte on restoran, söögikoht.
ja ujuma saab sealt vasakult minna siis. Et muidu tõusuga neid kive nii palju siin vees ei ole, aga noh, siit Aassane ühe rannast ongi ainuke koht, kus ujuma minna. On võt sealt otse. Ja siin kohe põhimõtteliselt no ütleme 15-20 meetri kaugusel on juba korallid ja selline väga-väga ilus merepõhi, värvilised kalad ja et väga hea koht snorgeldamiseks. Kui sellised lained muidugi on, et siis tasuks kasutada kaasa võtta lestak kindlasti. Et ettevaatlik olla. Suurte lainetega ei ole üldse soovitatav rannast minna snorgeldama, kes veel ei tea. Ja tavaliselt on see vesi siiamaani, kus me praegu kõnnime. Näete kohati isegi see vesi, näete kuhu liiv on viinud, et isegi sinna välja. Ja nüüd me lähme Aassane 2 randa, mis on nagu natukene privaatsem ja väiksem selline. Sinna pääseb 2 teed pidi, et üks variant on siis sõita ülevalt rollerisse teise parklasse ja sealt minna jalgsi edasi ja ühe hotelli külje pealt alla. Või siis tulla siia, parkida ära ja minna läbi Pangalotte. Meie valisime selle teise variandi. Ja neid Pangalosid saab rentida ka, et need on 1000–1500 pahti on ööpäev otse rannas. Sellised väga-väga askeetlikud. WC on ikkagi olemas. Praegu on näha, et on madal sesoon on ikkagi käimas, et puulehed ja kõik on koristamata. Aga üldiselt varsti tehakse korda. Näete, kuidas siin kookospalmid kasvavad kookostest välja. Need on päris palju küll, näete, seal on üks ja siin on 2 ja seal on 2 ja seal on rohkem kohe. Tundub, et korrastatakse hooajaks siin hooaja alguseks. Aga näete, bungalow ja otse rannas. Korrastustööd käivad, jah. No, ma arvan, et novembriks on siin juba kõik korras. Ja nüüd me jõudsime ühte meie lemmikrandadesse ehk siis Aassane 2 rand. Et näete, seal vees üks snorgeldab juba.
siin saab puude all olla, kes tahab varjus olla, palmide all, kes tahab päikese käes olla. Siia ehitatakse juurde või lammutatakse ära, remonditakse, renoveeritakse, näete, pannakse uued talad ja tehakse korda kõik. See on selline pool maha jäetud rannakene. Kõrghooajal jaanuar-veebruar on siin muidugi rohkem rahvast kui praegu. Siin on hotell on kohe. Hotelli nimi on Bahnkrating. Et kes otsib seda internetis, siis on oma aed ja oma rand põhimõtteliselt. Näete seal tagapool, kui otse vaadata, see oleks väike rannaribakene veel, et mina nimetan seda Aassane 3-ks. Aga sinna saab ainult ujudes või siis läbi selle hotelli. Ja vesi on ka tavaliselt siia maani. Siia Kivimaa ja vesi. Praegu tõusu ja mõõna vahe on kuskil 1,9 meetrit. Ja siin on, näete siin, suunan kaamerat allapoole. Näete, siin on just korallitükid on maas. Saate korjata koralli. Ja seal paistab Maiharni rand. Ja seal on Windmill Viewpoint. Et sealt ma olen ka mõned pildid teinud, aga veel pikemat videot ei ole teinud, et kuidas seda minna. Ja seal nüüd, otse kui sealt vaadata nüüd niimoodi, siis seal on Janui Beach. See on meie lemmik snorgeldusrand.